Turutrendid nädalturgudel kätte on jõudnud 8. nädal, aasta on 2025. Minu nimi Urmas ja täna on esmaspäev 17. veebruar. Vaatame siis taas üle, mis eelmise nädalal finantsturgudel toimus ja mida uus nädal meile tõotab pakkuda. Ja alustuseks võib-olla räägime siis nendest majandustulemustest või siis kvartalitulemustest, ütleme nii. Et turud on olnud väga tugevas tõusus ja seal on ka päris ilusaid märke ikkagi näha olnud. Et S&P siin tõusis nädalaga 1,5%, Nasdaq lausa 2,6%, kuigi jaanuari jaemüügi numbrid olid oodatust nõrgemad, mis võib olla siis tingitud kas raskematest talveoludest või siis ka tulekahjudest seal California piirkonnas, aga püsib siis USA majandus siiski tugev ja investorid suhtuvad sellesse ülimalt positiivselt. Ja üks peamisi positiivseid signaale siin ongi just selline stabiilne USA majanduse kasvutempo. Fedi prognoos näitab 2025. aasta esimese kvartali kasvuks 2,9%, mis viitab sellele, et majandusel võiks jõudu jaguda siis kasvada. Ja ettevõtete kasuminumbrid on olnud tugevad. S&P 500 ettevõtetest on teatanud tugevast kasumi kasvust siis neljandas kvartalis nüüd juba 77% ettevõtetest ja see on nendest siis 76% on teatanud just kõrgematest kasuminumbritest, kui oli oodatus. Ja neljanda kvartali aastane kasumi kasv on praegu 16,9%, mis on suurim alates 2021. aastast. Ja kasvumootoriks on siin olnud peamiselt finants, tarbekaupade ja kommunikatsiooni sektorid, mis on andnud suurima panuse siis just kasumi kasvu. Samas on energiasektor olnud ainus, mis näitab kahekohalist langust siin. Ja tulu poolelt pilt veidi tagasihoidlikum, 62% ettevõtetest on teatanud siis prognoositust kõrgematest tuludest, kuid see jääb alla 50-aastastele keskmistele. Ja neljanda kvartali aastane tulukasv on 5,2%, mis tähistab siis 17. järjestikust kvartali tulude kasvu. Lisaks muidugi inflatsioon siin, see nüüd on natukene jällegi kosunud, et võib-olla, et see lootus siis inflatsiooni kontrolli alla saada on natukene kõikuma löödud. Peamist inflatsiooni kasvu siis tegid energiahinnad ja kinnisvarasektori kulud. Muidugi Fed ei pruugi siin kiirustada siis selles valguses intressimäärade alandamisega edasi. Ja hetkel oodatakse, et esimene võimalik kärbe tuleb alles aasta teises pooles. Et väga suur tõenäosus on juba, et sellel aastal võib-olla tuleb ka ainult üks kärbe. Vähemasti tõenäolisuse protsendid praegu on sinna jõudnud. Ja töötu abiraha hüvitiste taotlused jäid alla ootustele ja palgakasv ületas inflatsiooni, mis toetab jällegi tarbijate kulutusi. Ja vaatamata siis kõigele sellele on aktsiaturgude trend olnud siis tõusev. Lisaks USA siseturule on positiivseid signaale tulnud ka Euroopast, kus näiteks Stocks Europe 600 saavutas uue kõigi aegade rekordi. Siin just Ukraina rahukõneluste võimaluse tõttu ja samuti on investorid siis jälgimas USA uute tariifide mõju kaubandussuhetele, siin just terase ja alumiiniumi imporditariifid, need võivad muidugi mõjutada ka Euroopa majandust siin ühest või teisest küljest ja vaatame siin neid turge, et näiteks on mul silma jäänud siin DAX, mis on Saksamaa indeks, eks ole, suurimad 30 ettevõtet ja ütleme nii, et see on siin teinud silmad ette juba ka S&P 500-le oma kasvuga. Et ei saa sugugi öelda, et aktsiaturg võrdub majandus, et kui me mõtleme selle peale, milline on Saksamaa majanduskasv olnud siin viimastel kvartalitel, siis see on nagu siksak siin, et
nagu saehambad, nii et kvartal üles, kvartal alla, kvartal üles, kvartal alla. Ja ei paista siit nagu soodsamaid signaale ka mitte tulevat, et igal juhul aktsiaturud tänu tugevale raha pealevoolule on siis ülimalt aktiivsed senimaani olnud ja tõenäoliselt see kasv veel ka mõnda aega jätkub, kuigi siin jah, sellel aastal on volatiilsust oodata, nii et miks just ütleme, see aktsiaturg selliselt käitub ja miks ta ei võrdu majandusega. Sellest sai alles hiljuti räägitud ka minu äsja alanud koolitusel, et sellest koolitusest on 2 tundi juba tehtud ja kui sul on huvi, siis salvestused on ka saadaval, et jõuad veel liituda meie väikse grupiga. Nüüd aga siis nädalast veel, et kui me vaatame siin indekseid, et siis small capsid on nagu hästi tagasihoidlikud olnud, samamoodi Dow Jones on jäänud pidama, aga kasvu siis eelmisel nädalal tegid just S&P 500 ja kõige enam siis Nasdaq, nii et tehnoloogia vedas seda kasvu. Ja kui vaadata nüüd siin S&P 500 CMS signaaliga, et siis me näeme, et see trend on praegu positiivne ja võimalikud tipud siin on jällegi saanud peaaegu et puututud, et see on niisugune topelt või isegi 3-kordne tipp praegu tekkinud, et kas see nüüd viitab sellele, et siit sellest tasemest hind edasi ei jõua murda ja hakkab korrigeeruma või murrab ta siit läbi, et see on nüüd oluline muidugi jälgida. Ja kuidas läks meie nädala prognoosidega, et vaatame kõigepealt pöördepunktid üle, et siin eelmine pöördepunkt oli 10. eelmine esmaspäev ja see siis viitas siin või tõi täiendava languse veel, aga siiski siin vahepeal turg pööras ringi. Ja täna on siis järjekordne pöördepunkt siin käsil, nii et kuigi täna on osa turud kinni, siis alles homsest tegelikult hakatakse aktsiatega taas kauplema, muidugi indeksid on seal olnud natukene aktiivsed, aga mitte olulist aktiivsust pole näha olnud. Kui vaadata S&P prognoosi siin, mis sai nädal aega tagasi välja käidud, see must joon, et siis võib-olla päris nii täpne ei olnud, pigem need pöördepunktid siis jällegi olid olulisemalt esil, et see nädala teine pool oli tunduvalt optimistlikum, kui prognoos seda viitas. Aga selle nädala prognoos siis on juba Patreonis üleval ja kulla oma samuti ning Bitcoingi on seal teile saadaval, kui oled turukuru või turutrendi ja taseme liige. Aga kulla prognoosiga, kuidas siis läks, see oli tunduvalt parem, et kattus juba üsna hästi ja Bitcoiniga ka, et siin on 2 erinevat tsükli analüüsi mul vaatluse all ja võib-olla üks oli parem kui teine, et aga jällegi uue nädala prognoosid siis juba Patreonis üleval, et kellel huvi, tuleb ja liitub. Ja S&P 500 pilt siis 1 tunni graafikul ka, et siit on ka näha, et see vastupanu tase on jäänud nagu väga tugevalt siia ette, et ei ole hind sugugi mitte suutnud läbi murda ja praegu ongi hind siia sellisesse kanalisse liikuma jäänud, et hoiame hästi teravalt praegu silma peal, mis siin edasi toimuma hakkab. Ja need lahknevused ka ja lisaks veel siis topelttipud, nii et siin on päris palju märke, mis võivad viidata võimalikule siis trendi muutusele. Ja võrdselt kaalutud, nagu me teame, siis ei ole väga tugevat kasvu näidanud, see on jäänud siia kesktasemetele kusagile pidama. Ja nädalases graafikus trend muidugi püsib ilus, nii et siin ei ole millegi üle väga kurta, et väga ilus roheline trend. Ja kui vaadata nüüd üldist turuseisu, siis 50 päeva keskmine kogu turu lõikes seal püsib niimoodi umbes kesktasemel 50-dates 200 päeva keskmine S&P puhul on siis praegu seal 59 peal eelmise nädala lõpuseisuga. Ja VIX indeks on ka jälle taandunud, nii et siingi ei ole väga palju aktiivsust juurde tulnud.
sektorite poole pealt, mis siis tegelikult seda kasvu siin näitas eelmine nädal, et tehnoloogia, nagu me näeme loomulikult, ja kommunikatsioon ja samuti materjalisektor, see on nüüd üks selliseid positiivseid üllatajaid ja tegelikult materjalisektor on üks kõige alahinnatum praegu S&P 500-s, et sellel tasub silma peal hoida, see on võimalik järgmine kasvukandidaat meil ka siin tulemas. Aga mis siis kõige kehvem oli tervishoid ja finantsid see nädal siis ei performinud sugu mitte väga hästi. Insiderite koha pealt midagi olulist ei ole toimunud, selline kerge müügisurve püsib, ostuhuvi endiselt on hästi madal. Ja vaatame siis, mis see nädal meile võiks tuua sesoonselt, et iseenesest me oleme selles sesoonses languse perioodis nüüd, või siseneme sinna õigemini. Samas korrelatsioon praeguse hinnaliikumise ja siis sesoonse vahel on nagu lahknemas, et siit me näeme, et tegelikult hind on liikunud nagu ülespoole, aga sesoonne surve oleks nagu allapoole. See ei ole veel päris kindel, et ta nüüd päris vastassuunas liigub, see on selline 50–40% korrelatsioon. Aga siiski, see alanud nädal tõotab tulla siis pigem languse poole, ehk siis statistiliselt viimase 3 ja 5 aasta jooksul on 100% hinnad sel nädalal langenud ja viimase 10–15 aasta jooksul siis 60–70% langust. Nii et pigem ikkagi languse poole siin 1,1% kuni 1,4% keskelt läbi. Ja Astro poole pealt, mis meil siit silma jääb, et siingi päris palju olulist ju tegelikult toimumas, et me oleme siin jõudmas eelviimasesse veebruari nädalasse, kus meil päike vahetab homme märgi ära ja neljapäeval on siin Merkuuri Jupiteri pinged ja ka kuu faas vahetab. Aga mis veelgi olulisem, et kolmapäeval 19. on siis Veenuse aspekte, mis võivad viidata päris olulisele turutrendi muutumisele. Ja neljapäeval on siis sihitu kuu ka, mis viitab, et siin on rohkem volatiilsust neljapäevase päeva jooksul. Nii et, ja reede muidugi on optsioonide aegumise päev, nii et siin on päris palju selliseid faktoreid mängus, mis tõotavad tuua rohkem volatiilsust turgudele. Ja muidugi järgmine esmaspäev siis Marss pöörab ka direktiivseks lõpuks ära siin peale seda mitmekuulist retrograadset liikumist. Ja mida siis uuelt nädalalt oodata, et nagu öeldud, täna on siis turud kinni ja homme on siin väikeettevõtete optimismiindeks tulemas, tehaste tellimused ka, detsembri numbrid. Kolmapäeval Fedi jaanuari kohtumise protokollid avaldatakse, et sealt tuleb ka võib-olla täiendavat infot, milline see meelestatus oli siis ja kes kuidas midagi hääletas. Olemasolevate kodude müük ja eluaseme alustamised siis ka näitavad seal kinnisvaratrendi. Ja neljapäeval siis esialgsed töötu abiraha taotlused ja Philadelphia Fedi töötleva tööstuse küsitlus ka siis välja tulemas ja reedel tarbija kindlustunde indeks. Ja siis PMI numbrid ka reedel tulemas, nii et üht-teist nagu on seal makrova pealt. Mis puudutab aga majandustulemusi või kvartalitulemusi, et siin on siis kui me eksin 46 ettevõtet S&P 500-st, siis veel tulemusi avalikustamas, et siin on päris palju tuntud nimesid ka, aga võib-olla tooks välja siis homme teisipäeval A-Net, näiteks Arista Networks ja MTD Medtronic ka siis ja kolmapäeval HSBC ja Rio Tinto Group, sümbliga Rio ja neljapäeval Walmart, mis on muidugi üks olulisemaid, millel silma peal hoida ja siis Alibaba ka näiteks, et seegi võib-olla oluline siin. Ja reedeks võib-olla tooks välja Grab Holdingsi, et see on ka üks selliseid, millel on hea silma peal hoida.
nüüd aga siis live-kaartide juurde vaatame, mis siin siis toimumas on, et pöördepunktidest juba rääkisime, kas nüüd turg hakkab siis homsest pöörama või mitte, eks me siis seda näe. Vaatame kulla liikumist, kuld on olnud siin uute tippudega ametis, aga see viimane tipp jäi sinna nüüd 11. veebruari peale, et vaatame, kas siis hind nüüd hakkab siit veel korrigeeruma. Hetkel tundub, et me oleme tsükliliselt üsna kõrgele jõudnud, et siin on täitsa suur oht, et kulla hind hakkab siit nüüd allapoole liikuma. Ja nafta puhul, võimalik, et me oleme nüüd leidnud mingisuguse toetuspinna. Et võib-olla siit hakkab hind siis vast üles liikuma. Bitcoin on minu hinnangul endiselt siis sellises langustrendis, mis sai alguse 20. jaanuaril, et siin oli see suurem tipp ja praegu siis hind on negatiivselt reageerimas. Tallinna turg näitab endiselt väga tugevat positiivsust, mis on ainult pluss. Londoni börs ka suhteliselt positiivne ja Saksamaa, nagu juba mainitud sai, teeb siin järjest uusi tippe, nii et vägagi positiivne. Kui vaatame suuremaid, siis suurematest siin Apple on saanud meil CMS-signaali ka ja reedese seisuga, nii et selle hoiame silma peal, kas ta siis hakkab nüüd siit uusi tippe tegema, et siin on päris hea. Võimalus, Amazon on natuke negatiivsema fooni võtnud, Google samuti jätkab negatiivses trendis, Meta väga positiivne, väga ilus tõusu teinud siin viimasel ajal. Ja Microsoft võib-olla, et leidmas siin oma tsükli põhja praegu ja toetuspind ka all, nii et Microsofti tasub ka jälgida, siit võib tulla nüüd uus kasvutrend, et võib-olla see langus on selleks korraks siis läbi saanud. Nvidia samuti väga ilus signaal siin reedese seisuga, hoiame jälle silma peal, kas tuleb siit uus tipp või pigem mitte, et see on nüüd uus sisenemiskoht võib-olla. Ja Netflix jällegi samuti väga ilus positiivne trend. Tesla negatiivses trendis ja languses praegu. Palantir jällegi uued tipud, nii et see näeb välja nagu Saksamaa SKP kasv üles-alla. Et see Magnificent 7 ei ole nagu enam nii väga ühtselt tugev, et on siin nii ühte kui teist. PayPal on samuti languse treenis praegu, SoFi on näidanud natukene tugevust, aga siiski veel signaali meil ei ole ja Lululemon andis meil müügisignaali siin reedese seisuga, nii et võib-olla, et siin on võimalus siis seda ka nüüd lühikeseks müüa, selleks korraks võib-olla kasv siis nüüd lõppenud, vähemasti ei soovita praegu signaal meil siin selles positsioonis enam olla. Nii et selline ülevaade siis selleks korraks. Aga jah, mõned lähemad ideed siis ka Patreoni kanalil saadaval kõigile tasulistele liikmetele nädala ideed ja siis videona. Ja meie kohtume siis taas arvatavasti nädala pärast. Ja soovin teile edukat nädalat ja kohtume taas, kõik head!